Nii, ja kui meie ahju hooldusvideo on vaadatud, siis me näitame teile, kuidas ahju kütta. See, mis siin korvis on üsna tavaline vaatepilt, kui mina jõuan kellegi kliendi juurde, kes siis tahab endale uut ahju osta või on mingisugune probleem ahjuga, mis on määrdunud või mis ei taha töötada. Ahi ei ole prügikast. Sellised asjad, need ei käi ahju. See on puhas prügi. Tihtipeale piimapakid, ümbrikud, legendaarne munarest tossab hästi, et need ikkagi prügikasti või vanapaberi konteinerisse. Ahju tuleb kütta puhta halupuuga. Eelmises, ahi on nüüd alt juba puhastatud ja paneme siia ilusti uued halud ritta. Halud tuleb asetada ahju niimoodi, et see tuharest seda päris kinni ei kataks, et sealt saaks ahi põlemiseks õhu võtta. Siukse mõõdukalt tuleb nad siia settida. Et kui täna on väljas selline hilissuvine aeg, et ei hakka palju puid alla panema, et tahaks ka hiljem siin toas õhtul magada. Et tegemist on siis kuusehalgudega, mida võib väga eduliselt kütta. Mina kasutan selliseid, seda nimetatakse Lõuna-Eestis nimetatakse tõrvaseks. Ma ei tea, kuidas seda Põhja-Eestis nimetatakse, aga see on selline hea vahend ahju süütamiseks. Et oluline on see, et kui tegemist on klaasuksega ahjuga, siis ahju tuleb süüdata põlema pealt poolt. Miks? Tuli hakkab vaikselt alla minema ja ei saasta, ei toimu määrdumist ja ka ahju elueale üsna palju parem, kuna ahi ei saa seda termošokki. Kui te panete legendaarselt selle ahju põlema sealt alt, kasutades igasugust ajalehti, kartongi, pappi, mis siis juhtub? Juhtub see, et see papp ja pilpad põlevad suure hooga, ahi on tossu täis ja samamoodi need ülemised halud siis ei põle, vaid suitsevad. Soovitan seda väljas proovida ka näiteks jaanipäeval lõket tehes. Et palju tihtipeale on see lugu, et lõke ajab suitsu silma, kõigil on paha olla, aga pange lõke pealt poolt põlema ja vaadake, kui mõnus. Ja paneme need pilpad ka siia peale nüüd. Ja lõpuks on meil kõik ettevalmistused tehtud ja käes on see pidulik moment, et me paneme selle ahju kütte. Mina kasutan selleks kõige tavalisemaid süüteklotse. Hea, mugav ja lihtne. Ja ikka see legendaarne pealt poolt süütamine. Et kui me kasutame pealt poolt süütamist, väljub korstnast puhas õhk ja meil kõigil on hea elada. Ja mis pole ka vähe oluline, kui kütta ahju õhtul, siis saab seda ilusat tuld oluliselt kauem nautida. Peaaegu kõigil ahju ustel on üleval ja all õhutusavad. Oluline on see, et küdemise ajal oleks need õhutusavad lahti. Alumine õhutusava on selleks, et klaas oleks põlemisel puhtam ja ülemine on selleks, et kütus ehk halud tahavad küdemise ajal sekundaarõhku, et põlemine oleks puhtam. Ja ongi uks kinni, alt ka rest lahti ja oluline asi, igal ahjul on siiber. Kindlasti ei tohi unustada avada siibrit. Siiber tuleb alati lahti teha ja peale küdemise lõppu, kui on roosade sütefaas lõppenud, tuleb siiber sulgeda. Samuti ka õhuvõtuluuk ja ahju ukseluugid. Ahja moodulahi annab oma ahjudele garantii. Koldele 2 aastat, ahjule 5 aastat. Miks koldele ainult 2 aastat, paljud küsivad? Vastus on lihtne. Inimesed põletavad kolletes prahti, rämpsu, terrassilauad, kummikud, vana plastik. See ei ole ahju mõeldud ja see vähendab oluliselt ahju eluiga. Kütke puhast puitu ja teie ahi kestab väga kaua, mitu põlvkonda isalt pojale. Ja väike tähelepanek, kui te sõidate autoga, jalgrattaga või käite niisama kuskil jalutamas, siis vaadake korstnaid. Kui korstnast tuleb musta suitsu, tehakse seal midagi valesti. Kas põletatakse prahti või on lihtsalt põlemisrežiim väga vale. Kui ahjus kütta puhast klassikalist halupuitu, siis korstnast praktiliselt suitsu ei tule. Talvel külmaga te näete ainult sellist kerget virvendust ja meil kõigil on parem elada.